6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! Uus-Meremaa ralli on läbi, aga läbi on ka tänavune tiitliheitlus WRC maailmameistri tiitlile. Kalle Rovanpera on kõigi aegade noorim maailmameister ja esimene soomlane pärast Markus Grönholmi, kes tuli maailmameistriks aastal 2002. Tänases 6. käigu podcastis, nagu ikka, Gunnar Leheste ja Roland Poom. Roland teisel pool internetiühendusi. Tere sulle! Tere! Tead, ausalt ütlen, stuudios on toredam teha. Stuudios on toredam teha. Interneti värk on kuidagi kahtlane ikka. Pole päris minu teema. Aga teeme selle aplausi ka ära või? No absoluutselt. Ma hoian ühes käest telefoni. Üle interneti raske aplausi teha. Jah, just. Aga maailmameister siis on selgunud. Mis sa ütled? Jaa, väga lahe igal juhul. Jube hea meel Kalle üle. Kui üldse keegi, siis Kalle, nagu eile ka öeldud sai. Ja no igal juhul on, mina mäletan oma esimest võistlust, kui ma Kallega koos sõitsin ühes masinaklassis, see oli aasta 2011 ja 10-11 aastat tagasi, et ütleme, et üks on teinud päris suur arengu ennast. Teine on 6. käigu podcastis. Just. Et tegelikult ega tol ajal juba oli nagu pea võimatu talle vastust saada, et kui ta Toyota Starletiga siin Missa vahel me võidu sõitsime, mina Lada Samaraga, tema Toyota Starletiga ja eks pärast on saanud suht palju veel koos võistelda, nii et mega hea meel, jaa. No 2 rallit on veel minna, kas on mõtet neid 2 pidada või? Pidada vast, ütleme seal tagapool on ilmselt mingit liikumistel võimalik, et pidada on ikka ilmselt mõistlik, aga iga kord, kui see niimoodi juhtub, kui Sebastian Ogieriga näiteks oli see teema, et mitu rallit enne hooaja lõppu juba kindlustas tiitli ära, et siis ma alati mõtlesin, et kas nagu on nüüd motivatsiooni minna enam või ei ole, et tegelikult sa oled nagu saavutanud kõike, aga eks tootjate tiitel on ikka veel tulekul, nii et selles mõttes kindlasti minek meil siin on ja ega ka ju Hyundai poole pealt ega Otil võiks tiitel on läinud, ja nüüd võiks siis need 2 rallit kodus olla pere juures, et natuke mõtteid koguda ja uuel hooajal siis panna edasi, aga Hyundai jälle tiitlit vaja. Samas võib-olla saab jälle alati nii-öelda kedagi asemele tuua, et võib-olla Otil oleks mingit puhkust vaja, et kui ta Hyundai sätkab ja Hyundai ise võiks võib-olla siis selle pakkumise teha, nii et mine puhka korra ja me toome kellegi teise ja tuleme paneme järgmine aasta hooga edasi jälle. Kuule, kahtlaselt siuke mulje on, et sa tead midagi, mida meie ei tea. Et Ott jätab 2 viimast vahele või? Ei, mina ei tea midagi. Mina ei tea midagi, ma spekuleerin. Et see kuidagi lihtsalt eelmist aastat vaadates ka, et võib-olla nagu oleks mõistlik, aga samas jah, tootjate arvestades on see vahe ikkagi piisavalt väike, et nagu on vaja lõpuni pingutada. Jaa, Hispaania ja Jaapan siis on veel jäänud, aga kui nüüd tänasest päevast ikkagi rääkida, siis ega peale punktikatse vist midagi ei olegi rääkida või? Ei ole jah väga midagi rääkida, sest ega kilomeetrit ka ei olnud, on ju. 31. Podcast on ka vastav, 31 sekundit. et no see esimene katse või mis oli see Vaga Coast, mis ta oli juba pikem, nii et eks ta siin suht lihtsalt lõpuni tiksumise päev oli ja kindlasti oli see üks nendest pühapäevadest, mis oli siin iga pühapäev, et õnneks jah, maailmameistritiitli nii-öelda selgumine tõi natukene eredamaid hetki siia, aga muidu küll ega midagi ei olnud. Oliver Solberg tegi mingi väga raju hüppe eelviimasel katsel, ütles, et pole kunagi nii palju lennanud, et see oli suht karm, et tore, et see auto veel ühte tükki. Mulle meeldis, et Kalle Rovanpera ikkagi võitis stiilselt, nagu Ott seal Hispaanias 2000, mis see nüüd aasta oli, 19? 19. Jah, et 25+5 tagasi ei hoidnud ennast. Jään tee peale või tulema maailmameistriks, vahet ei ole. Jään tee kõrvale või tulema maailmameistriks?
mulle meeldib see stiil, mulle meeldib nii Oti kui Kalle poolt, et mulle meeldib see stiil, et võita tuleb ikka 25+5-ga. Et seal ei ole mingit küsimust, nii et ei, no ma olen väga rõõmus tegelikult lõppkokkuvõttes. Oli näha seda juba ju poole alguses, et ega siin Otil on pea võimatu seda saada või väga keeruline. Mõlemad sõitjad, väga head, väga tublid sõitjad. Ma vahemärkusena ütlen, et Rolandil on kaamera taustapildiks ilusad auhinnad, mis Rolandile nüüd küll ei saa kuuluda, et selliseid auhindu inimestele kaela ei riputata. Need on ikkagi sul kodulooma omad vist või? Need pole minu kodulooma omad. Ma proovin jätta oma need auhinnad kodus enda riiulile, et teistele enam ruumi ei jagu. Siin on ma ütlen, ma olen küla peal. Sa oled küla peal ja seal on julgelt mingi 50-60 koerte auhinda seinal, et pärast pead selle koera pildi ka postitama kuskile Facebooki. Ma pärast saada sulle. Aga mitte ainult üks, siin on 6 tükki neid. Sa poiss. Rääkides veel Uus-Meremaast, et see viimane katse tegelikult oli ju päris raju, et mõned hüpped, 3 niisugust mõnusat tummist hüpet, üks eriti suur, kus siis mõõtu võeti, sai ühe uue kurvi endale Uus-Meremaa, see on see Bertelli auk, nimetati seda, kus Bertelli siis kõige rohkem välja vajus, aga vajusid ka teised, Ott vajus natukene, Kallel palju puudu ei jäänud, hüpped väga rajud, kõigil, ei olnud vist autot, mis oleks tervena sinna finišisse jõudnud või? Ei, see ilmselt jättis ikkagi sellise, nagu sa ütlesid, Bertelli auto just ütlesid, et ütleme juhtus ikka ja tegelikult võib-olla oligi vaja seda ka natukene, et mingisugust põnevust lisada, et olgem ausad, ega ralli alati on ju selline, et lahe on näha neid autosid kiiresti sõitmus, aga vaadata, kui meil All Live jookseb 24 tundi põhimõtteliselt nädalavahetuse peale, et siis vahet ei ole, kui rallifänn sa oled või lihtsalt oled selline, et tuled nagu avariisi vaatama, et lõpuks natuke action saad ikka näha. Et need ei pea avariid olema, sellised momendid on ikkagi sellised, et tegelikult need on lõpuks need momendid, mis panevad ju südame käima ja fännidel on nagu ikkagi põnev vaadata, et kui autod seal metsa vahel kihutavad, siis vahepeal ikka nagu ma ei ütle, et midagi nüüd võiks juhtuda, aga mingid momenti ikka tahaks näha. No aga räägime natukene siis seisus ka, et Kalle Rovampere võitis selle punktikatse ikkagi 0,6 sekundiga Ott Tänaku ees. Oli siis pikkust 6,7 kilomeetrit sellel katsel. Sébastien Ogier võttis 3. koha punktid, Oliver Solberg 4., Thierry Neuville 5. Ja ütleme nii, et raske oli WRC autodel punktidelt välja jääda punktikatsel. Praktiliselt võimatu. Jah, praktiliselt võimatu, et Power Stage iseenesest võiks öelda, et 6,7 kilomeetrit, ma ei tea, kuidas sulle Power Stage taas meeldib, pikemad või lühemad jälgida? No tele mõttes on ikka, see 6,7 oli paras. Ja ma ise arvan sama, et see on paras, et siis on põnev ka, et need vahed ei lähe liiga suureks, et siis me jääme mingi 0 komadega neid vahesid saame näha. Aga üks asi, ma viimast splitti ei paneks 700 meetrit enne finišit. See võiks olla natuke varem ikka. Seda küll, seda kindlasti. Et see võiks olla ikka mõni kilomeeter vähemalt, et muidu on suht pilt ees kohe, mis saab. Aga ei, igal juhul Power Stage, 5 meest 3,9 sekundisest tegelikult ikkagi selles mõttes näitab, et midagi sellist, Power Stage peakski olema pikkuse poolest ja kõik muud lisad juurde, et kui me hakkame seal juba suuremaid vahesid nägema ka, et see läheb juba igavaks ära, nii et see oli küll ideaalne. Ma ei mäleta, mis su küsimus alguses oli. Ei, ma ise ka ei mäleta. Aga kokkuvõttes siis ralli selline, et kõik esiviisiku mehed on saanud mingisuguse ajakaristuse 5.–15. sekundini. Kalle Rovampere võitis ralli, nagu öeldud, Sébastien Ogier 2, 34,6 sekundit kaotust. Ott Tänak 3, 48,5 Rovamperele ja 13,9 Ogier'le. Seda vahet kärpis viimasel päeval natukene vähemaks, aga lihtsalt kilomeetreid oli liiga vähe jäänud. Thierry Neuville esimesena poodiumilt väljas, Oliver Solberg teisena poodiumilt väljas. Hayden Paddon
3. poodiumit väljas. Padoni kohta ka ikka päris okei ralli. No Padonilt ikka väga hea ralli, et kui Lorenzo Bertelli jäi 35 sekundiga maha. Jah, muidugi Lorenzo ei ole sõita, kes sõidaks igat rallit kaasa ja nüüd ta käib hooaja peale paar rallit sõidab, aga ikkagi ralli 1 autoga sõidab. Ja Hayden Padon ralli 2 autoga koduteedel, no ideaalne tulemus, et kui me võime võrdluseks võtta Kajetanowitši taha, kes siis kõige lähem konkurent talle on sama autoga, et see vahe on ikka 2,5 minutit. Et no Heideni poolt ideaalne ralli ja mina kogu aeg mõtlesin, et jube keeruline selles olukorras olla, sul on 2 minutit selja taga, ees on üldse ralli 1 autot, et nagu kust leida see motivatsioon või see power, et panna nagu lõpuni välja see looga, aga no need leidis ja absoluuti 6, see on ikka tummine tulemus. Näitab, et mis selles mehes tegelikult peitub, kui oleks natukene soodsamad majandusolud nii maailmas kui ka mehel endal, eks? Ja ma olen jumala kindel, et ega kui ka nagu eile mainisin, kui Hyundai hakkaks jälle sõitjaid võtma, et nagu jagama mingite rallide vahel, siis Hayden Padon kindlasti võiks tegelikult üks sõitja olla, kellele anda hooaja peale mingi 3 rallit umbes, kus me teame, et ta on kindlasti kiire, mis ongi, näiteks on Uus-Meremaa, Austraalia ja seal on veel neid rallisid, kui me hakkame vaatama, kus ta kiired on all, et kindlasti võiks tegelikult tal mingisugune selline kalender olla. Teeme siia ühe kiire kõllikoha ja siis räägime pikemalt maailmameistrist. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Räägime siis edasi rallist ja räägime rallimaailmameistrist Kalle Romperast, kõigi aegade noorim, 22 aastat ja 1 päev on mees vana, eile siis tähistas sünnipäeva, jäi meil podcastis kahjuks sünnipäeva laul laulmata, päev hiljem enam vist ei ole kombekas. Aga Colin McRae rekord läks 5 aasta ja 108 päevaga. Päris võimas. No väga võimas. Kalle Romperast nii palju ka veel, et ta siis oma võitluskarjäär alustas Eestist ja aasta 2011, nagu ma enne mainisin, sõitis Toyota Starletiga ja tegi lisaks, tegi 4 võistlust kaasa. Seal oli Saaremaal, Laitses ja Hiiumaal ja Jaanimäel, et selline jälle üks Eestis alanud karjäär siin on, nii et seda pani hästi palju siin Baltikumis üldse Lätis, sest mujal sõita ei saanud nii noorena. Ja hooajad olid suht pikad, nii et... Oota, 2011 ta pidi olema siis kui vana? Mingi 11 aastane või? 11 aastat tagasi, jah, 11 aastane. Võimas. Ja hooaeg pärast seda siis ja 2014 pani Citroen C2R2-ga Lätis juba. Kusjuures jälle samade autodega sõitsime. Ka mina sõitsin C2R2-ga tolle. Ja kusjuures fun fact 2016 tegi ta oma debüüdi WRC autoga, Ford Fiesta RS WRC-ga. Jaa. Aga veel, et... Millest on juba 6 aastat möödas. Jah. On siis 27-aastaselt on tulnud maailmameistriks ka Juha Kankunen, Carlos Sainz tuli 28-selt, Peter Solberg 28-selt, Ari Vadanen 29-selt, Ogier esimest korda 29-selt ja nii ongi, et ja nüüd tahaks nagu teada, et palju selles Kalles veel nagu sees on? Jah, küsimus vist ongi see, et kui palju tiitleid suudab võtta siit, et üks me teame, et täna lähin selline ohustaja talle on Ott Tänak ja eks mingil määral võiks ka Elfin Evans olla, kui ta saaks selliseid hooajaid jälle teha, nagu nüüd siin mõni aasta tagasi, kui Sebastian Ogieriga võitles. Aga olgem ausad, kedagi teist ei ole seal. Muidugi väga loodaks, et seal kasvab keegi veel välja, kas või Solberg või keegi, kes uus tulema hakkaks või Lube on väga häid rallisi näidanud see aasta, et keegi võiks seal juurde kasvada noor, aga jah, ega praegust pilti vaadates, kui Hyundai nüüd kogu hooaja vältel oma autot heaks ei saa, et see auto on hea, aga mitte igal rallil, et kui seda ei juhtu, siis
see Kalle Roompere meistritiitlite nimekiri võib ütlesti pikaks minna. Täiesti nõus sinuga, mis puudutab neid mehi, keda sa nimetasid. Aga no, hirmsasti tahaks nagu teada, kas teda ennast motiveerivad muidu igasugused rekordid. Ma ei tea, kas lööbi 9 tiitlit teda motiveerib või võiks teda vähemalt motiveerida Juha Kankuneni ja Tommi Mäkineni 4 tiitlit, et see ühel päeval üle sõita. Mis sa ise ma arvan, et see kindlasti, et nii-öelda olla vähemalt Soomes nii-öelda kõige läbi aegade kõige parem rallisõita. Ma arvan, et see on küll, kui ma isiklikust mõttest võtan, siis ma arvan, et see võiks olla tore küll, kui sa oled kõige rohkem oma riigis võitnud tiitleid. Nüüd nii-öelda Sebastianide tiitlite teema koha pealt, ma ei tea, et kui ta ikka seda, ütleme, jaksu on nii palju panna, et ära ei tüüta vahepeal, siis ma arvan, et ega ka see ei ole võimatu, aga kindlasti selle 9 aasta jooksul jõuab nii palju muutuda, et seda on nagu keeruline ette ennustada üldse, et kus ta näiteks 3-4 aasta pärast on. Et kindlasti tiitleid ennustame talle juurde, aga kui palju nagu, seda ei oska üldse ennustada. Seda ei oska ennustada, jah. Lõpp oli päris emotsionaalne. Isa oli siis finišis vastas, Harri Roompere valasid seal kõik pisaraid. Ma tegelikult arvasin, et rohkem pisaraid tuleb, aga vist ei olnud isegi aega. Seal Kalle Roompere kaardilugeja Jonne Haltunen siis näitas juba kella pealt, et kuule, me peame minema ka hakkama. Aitab pisaratest, et pisarad ära lähme. Muidu oleks tiitlist vist ilma jäänud, kui oleks kontrollpunkti jõudnud õigeks ajaks. Ja ei oleks küll trahvi oleks saanud, jah. Ilmselt siis Jonne ütles, et kurat, et pühib pisarad ära, lähme nüüd kähtu. Eks ta loomulikult on emotsionaalne, seal lõpus isa taga ikka igal pool kaasas käib ja on suur abi olnud. Eks tänu isale see kõik ainult ju algasti ja isa on taga kogu selle karjääri alguse nii-öelda olnud kaasas mehaanikuna, õpetajana, kõike möllanud. Et ma olen kõrvalt seda näinud, kui palju ta isa on sellesse ka panustanud ja kuidas nad tegid reket, kui Kalle ise sõita ei saanud. Siis Harri ostis parempoolse rooliga auto, et Kalle saaks ikkagi istuda nagu vasakul pool. Kuigi ta ise sõita ei võinud, et siis oli parempoolse rooliga auto ja ta saaks nende legendi lugeda õigelt poolt autot. Ja Harri siis sõitis seal kõrval ja kaardilugeja oli taga. No, ma räägin, seal on nagu nii palju vaeva nähtud ja et see kõik nii-öelda ideaalne oleks alati. Et kõigi poolt ilmselt kogu see meeskond ja kogu pere on räigelt suure töö ära teinud ikka. Absoluutselt. Mõtled küll, et teed ise endast kõik, ostad endale kõige paremad masinad, kõige paremad võimalused, aga keegi kuskil teeb mingid detailid vähe professionaalsemalt, vähe teistmoodi, kui ta pole varem tehtud ja siis võitle sellisega, eks? Just, täpselt. Ja tegelikult ongi, kõik ongi väikestest detailidest kinni. Et no ilmselgelt, kui peres on Harri Roompere, siis ta teab, mis need väiksed detailid olema peavad ja millega tööd on vaja teha. Nii et nii on, ja igaüks võib omal autost ja kõvasti sõita ja kõvasti trenni teha, aga igast ei tule sellist asja välja, nagu Kalle Roomperest tuli, et midagi seal on igal juhul. Jaa, ega tal muidu vist mütsi peal Red Bulli ei oleks. Oli sulgi ju korraks? Ja, oli ikka, jah. No võt. Et ütleme, et ma lõpetasin ise oma asjad siin ära. Aga jaa, ei, Red Bull kindlasti on suur abi neile kõigile, kellel need seal peas on. Ja väga ilusad sõnad ütles tegelikult ka Ott oma katselõppu finišis selles osas, mis puudutas Kalle Roomperat ja Toyota õnnitlemist, et loodame, et nende jaoks siis see viimane katse läheb kõik hästi ja tulevad ilusti finišisse ja saavad selle tiitli kätte. Aga mis puudutas tema enda rallit, siis ma ei mäleta, kuidas see küsimus nüüd oli, vist võta kokku oma ralli või jälle oli, et mida positiivselt võtad, siis Ott ütles jälle konkreetselt, et üsna halb ralli, midagi positiivselt võtta ei ole. Kuigi siis seal Hyundai pressiteates natukene silus asju, ütles, et tegelikult ikka positiivne ralli, aga kolmas koht on kolmas koht, aga ka kokkuvõttes ma ei tea, mille nahka me ütleme siis, et Oti ralli läks, et auto ei olnud jälle selline, nagu ta peab.
15 sekundit ka karistust, kui selle oleks maha võtnud, oleks teine. Jah, ega Ogier sai ka 10 sekki selle sama asja pärast. Jah. Et mille nahka see läks? Ega me saamegi oletada ainult selle pealt, mida ta ise ütles, et see auto ei olnud nagu niivõrd hea, millega oleks saanud võidelda ja eks seal olid mingid katsed, kus ta andiski selle suure aja ära. Et see ei olnud nagu selline konstantne kaotus, et ta vahepeal suutis sõita katsevõidu peale, vahepeal andis jälle pall ära, et mingid katsed sobisid paremini, mingid katsed vähem. Aga eks ta ka ise on võib-olla natuke liimist lähti ja ei olnud päris see ralli, mis ta oleks arvanud, et tuleb. Eks ta nüüd on, mis edasi saab ei oska öelda. Tegelikult ju võiks olla nüüd pingevaba panek, kui ta teeb hooaja lõpuni. Et nüüd ei tohiks olla nagu enam mingit tiitli peale mõtlemist. Kuigi ega ta ei ole ka öelda, et ta nüüd üleliia mõeld selle peale, aga ikkagi. Et kui nüüd pingevaba minek on, siis võiks nagu, ja ta sõidab, siis võiks minna ja panna, proovida, mis see Hyundai nagu, mis sealt veel välja tuleb see hooaja lõppu. Ridade vahelt meeldib meile lugeda ja ridade vahelt võis viimasest Oti kommentaarist, ütleme, mitte päris viimasest, aga ütles siis Rovampere kohta, et teda ootab veel pikk tulevik ees, aga loodetavasti suudame järgmistel aastatel talle vastu saada. Et 2 päeva tagasi või 3 päeva tagasi ütles, et ei ole kindel, kas karjääri jätkan ja nüüd siis, et loodan järgmistel aastatel vastu saada. Kus siis, mis sellest välja lugeda või kus siis tõde on? Ma arvan, et tõde on see, et ega ta ise ka ei tea. Ja ega ei peagi teadma ja kõik ilmselt on emotsioone palju. Kui mingi jama on kodus ja küsitakse igasuguseid lollusi seal nii-öelda ajakirjanike käest, et eks ongi emotsioone palju ja ega ta ei teagi ise ka, mis täpselt saab. Et kui leping on laual, küll ta ei saatab lepingu üle ja teeb omad otsused, aga ei see loogika, et ta ei sõidaks, eks see on selline pigem nagu, mina sellest väga ei usu, et eks seal on kindlasti võimalus olemas, aga ma väga ei usu. Ja ma tahaks loota, et see nii on, et kui ta sõidab, siis tähendaks ka seda, et kodus peaks kõik paremuse poole minema. Et see on ilmselgelt kõige toredam oleks ja ei, ma arvan küll, kindlasti jätkab, kus ja millega ei oska öelda, aga pigem ikkagi sisetun ütleb, et see Hyundai on puhtalt sellepärast, et ma ei ole kindel, kas Toyota nüüd nii väga vajab Otti. Kalle, Ott ühes tiimis oleks ju päris huvitav. See oleks huvitav küll, aga nagu ma ütlesin, ma ei tea, kas nad vajavad seda. Neil on Lappi ka veel tegelikult. Lappi on sõitnud iga ralli põhimõtteliselt poodiumi peale. Aga Lappi ütles, et tema täishooaega ei taha, temal sobis see programm, mis tal see aasta oli. Jah, ma ilmselt Ogierile ka sobiks omamoodi edasi panna. Et eks see keeruline teema on ja see oletamine on selline tänamatu töö, et minu lihtsalt isiklik arvamus on, et Toyota ei vaja Otti. Ideaalne oleks muidugi see switch ära teha, aga kui ei ole, siis ei ole ja Hyundai's tegelikult me oleme näinud teise hooaja poole peal suurt arengut Hyundai'ga. Nii et kui see jätkub, siis auto on järgmine aasta ikka, ma arvan, oluliselt parem. Nii et kui see managemendi pool saaks ka paika, siis ma arvan, et ei olekski põhjust tegelikult ära liikuda. Jah, vaatame, mis sellest kõigest saab. Kas me Hispaanias saame mingeid uudiseid? Ei usu pigem. Kas me Jaapanis saame? Jaapanis peaks saama juba, et kui Toyota tuleb Otti kallistama, siis ilmselt saame juba sealt mõnda uudist. No ma ise olen oma peas spekuleerinud ja ennustanud, et kui see switch peaks tulema nüüd sinna Toyota poole, et just nad siis selle Jaapanis seal kohaliku meedia ja kõikide, ikkagi maailma meedia ka kohal, seal otseülekandes kuskil teada annavad pressikonverentsil. Ja ma arvan sama, et lihtsalt kui kõik on kohal, siis oleks kuidagi rumal seda olukorda mitte ära kasutada. Et kui see toimub, siis see tõenäoliselt toimuks seal, see oleks kõige loogilisem lahendus tõesti, sest niikuinii, kui see toimub, siis kohe peale hooaja lõppu on vaja alustada testisõitudega. Seal ei ole nagu see aja vahe nii väike, kui palju aega, et tõenäoliselt on paar nädalat ja siis juba peab alustama. Aga
alustatakse peale viimast etappi või juba tehakse ennem ka midagi? Et kui switchi tehakse või? Ei, ma mõtlen, kas järgmise aasta autot saab juba ka varem testida või ei saa? Ma ei tea, ma arvan, et ikka saab. Eks seal tuleb vist vaadata testipäevasi asju paika panna ja mis asju saab testida. Aga nii kaua, kui tehakse switchi, siis kusjuures isegi minust Ford on lubanud äkki või M-Sport on lubanud, kui Ott läks Toyotasse, ma nüüd jälle kindel, ma millegipärast mäletan, et M-Sport lubas käia Toyotat proovida. Aga jaa, ei, kui switch toimub, siis see toimub tõenäoliselt jah, nagu sa ütlesid Jaapanis, sest kohe pärast seda on vaja minna masinaid aretama. Jaa, aga hooaeg siis jätkub Kataloonias, Salus. Ise olen 2 korda, on õnnestunud käia, väga äge. Kõigil eestlastel, kes saavad minna, soovitan, tasub ennast igal juhul ära, isegi kui maailmameister on juba selgunud. Lihtsalt see kant ja kogu see piirkond on lihtsalt ilus. Võib-olla ralli... Jaa, väga lahe kohtuma. Oled ka käinud, on ju? Jaa, ma käisin seal 2018 ja siis ma sõitsin tegelikult, kui ma nüüd talvel sõitsin Tenerifelt tagasi, siis ma mõtlesin, et ma teen sellise pool ralliturismipäeva ka, et ma sõitsin lihtsalt linnasi läbi, kus siin Euroopas rallid on, siis Salus sõitsin ka läbi ja muidugi rallit ei olnud kahjuks, aga seda vägevat linnakatset ikka vaadata. Kas see lõbustuspark on seal rallivälise ajal ka püsti või? Ikka vist on ju? Ei ole. Ei ole või? Ei olnud. Lõbustusparki seal küll ei olnud. See rallipark on tavaliselt, et lõbustuspargi kõrval. Aga see selleks. Millist lõbustusparki sa nüüd Salus. Sa mõtled seda. Ferrari see rollercoaster, jah? Ferrari oma, ja, see on püsti, ja. Mõtlesin, et sa mõtled kesklinna oma. Kesklinnas oli ka mingi lõbustuspark väike seal 2018. Aga see suur on ikka püsti, jah, muidugi. Jaa. Sinna ma ei läinud. Aga Nagoyas sa vist ei ole käinud, ma arvan. Kus kohas? Jaapanis Nagoyas. Vot ei ole, aga väga tahaks. Kes ei tahaks seda? Jaa. No õnnestus Tokyos käia, vaatame, äkki õnnestub kunagi Nagoyas ka. Jaapan on jälle omaette maa ja omaette riik, aga 20. oktoober siis jah. Oleme siis võib-olla isegi mehitatud seal meie toimetusega Kataloonias. Vaatame neid asju veel. 293,77 kilomeetrit ootab meid ees natukene rohkem kui Uus-Meremaal. Uus-Meremaal oli 279 kilomeetrit. Ja siis 10. kuni 13. november lõpetame hooaja esmakordselt Jaapanis. No tänaseks vist on suht kindel, et see Jaapani ralli toimub, et me ei pea spekuleerima, et koroona tõttu midagi ära jääks. Tundub küll jah, et Jaapan toimub. Seal vahepeal oli ka midagi, et Jaapan vist tegelikult, ma ei tea, tänaseks juba on lahti või ei ole, nii-öelda lihtsalt turistile, aga võistlejatele vast on kõik nagu okei ja saab ligi. Jaa, ilmselt toimub ja mitu aastat on see ju pidanud juba toimuma siin on ju, et lõpuks ameti pidavad olema jube lahe ja ägedad katsed, nii et ma väga ootan seda rallit sa kindlasti. Et kui ütleme see Uus-Meremaa oli selline, ütleme, ma täpselt ei saagi täna aru, kas nagu oli ralli või nagu ei olnud ralli. Ralli oli minu jaoks selline, et hommikul varakult ärkasid, vaatasid mõned tunnid järgi neid katseid ja siis nagu oli päev läbi jälle, et kuidagi selline tunne jah, nagu täpselt ei mäleta, kas see oli midagi või olnud. Ma ei tea, mis see Jaapani ajavahe on, et saab midagi sarnast olema või? Ma peast sulle ei ütle, aga kindlasti mingid probleemid tekivad, jah. Ja, et mis seal ikka, nüüd oleme ära harjunud juba. Jah, siis võiks Jaapani otsa panna, mis me sinna Hispaaniasse vahepeal tuleme. No just, võiks kohe otsa panna ära. Et paneks siis järjest Austraalia, Jaapan, Mehhiko, mis meil veel on tulemas? Ameerikas taheti minna millalgi? Jaa, ma praegu vaatan, et Jaapanis on, ma muidugi ei tea, mitu ajatsooni seal on, kell on seal 15:47, nii et siis 6 tundi või? Siis on midagi sarnast Uus-Meremaale või? Jah. Uus-Meremaa oli 10. Jah. Oli või? Jaas küll. Okei, no veits on parem teid. Igatahes jälle saime pool tundi juttu räägitud.
veitame 31 minutit välja, siis on 31 kilomeetrit ja 31 minutit podcast. Jah, no mis me siis lõppu lisame, et WRC2 maailmameister, kas meil on ka juba selgus ära või selguda? Et kas Mikkelsen läheb nüüd veel, Mikkelsen ei saa rohkem sõita vist? Ei, Mikkelsenil on kõik, jah. Kajetanovic peab. Jah, 4, 5, 6, 7 rallit on Mikkelsenil sõidetud ja Kajetanovic on 1, 2, 3, 4, 5 rallit sõidetud. Okei, ühesõnaga Kajetanovicil on võimalus küll, kui ta läheb nüüd Hispaaniasse. Jaa, ilmselt läheb. Jah, ilmselt läheb ja seal siis saame teada. Tõenäoliselt Kajetanovic võidab tiit, kui ta saab selle ühe ralli veel sõita, seal ei ole küsimust. Okei, Roland, vaatame, äkki tuled Hispaania ajaks stuudiosse või? Kindlasti, nagu ma alguses ütlesin sulle kohe, see telefoni teel on selline veider asi, et seekord oli nii, logistika probleemid tekkisid, aga ilmselgelt ma eelistan stuudios olekut. Vabandame välja ka selle, kui sa lähed koha peale ja võtad koha pealt toru Hispaaniast. Jah. Et selline vahetu vestlus stuudiost on ikka oluliselt toredam, et kindlasti järgmine kord ma proovin stuudios kohal olla. Luban, see on lubadus nüüd. Ahah, võtan lõbusest kinni. Aga selge, me ei hakka vist ennustusi hetkel tagantjärele vaatama, klatime need omavahel ära, kes tahab kuulata, siis meie esimese saate lõpus on need ennustused olemas. Meil vist on meelest läinud. Mul on selline tunne. Kusjuures suures pildis on meeles vist kiiresti ma ette lugeda, sina panid Ott, Evans ja Ogier, kui ma õigesti mäletan. Mina panin Ott, Ogier ja Priin. No ütleme, et lepime viiki. Lepime viigiga, jah. Siin mõlemad panime vähe puusse. Aga selge, aitäh kuulamast ja aitäh, Roland, toru tõstmast. Ja aitäh sulle, et jälle kutsusid ja järgmise korrani. Järgmise korrani. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank.